Käest jälle üle pika aja eetris on olnud väikene selline eetrivaikus, kuid see ei tähenda, et me ei ole olnud töös. Nimelt on meil valmimas midagi väga vinget, loodetavasti varem kui hiljem, kuid on meil töötluses üks lahe asi koostöös siin meie enda kohalike inimestega niipea, kui ta tuleb välja. No ehk te siis näete, tähendab, siis ta ei saa enam saladus olla, kui ta väljas on. Aga ühesõnaga, midagi vahvat on meil nii-öelda loome, nii-öelda valmimisprotsessis vist on ju. Võib nii öelda. Võib. Täpselt. Et sellega oleme meie mõlemad tegelikult tegelenud, käed jalad tööd täis olnud sellega. On ju? No, sina ikka rohkem. No tõsi, aga tead, sa oled olnud moraalseks, või tegelikult mitte ainult moraalseks tööks, ka filmimisele suureks abiks. Ja küll, ja selles mõttes küll. Täpselt nii, aga me ei ole tegelikult täna siin, et rääkida sellest, kui tublid oleme meie olnud, vaid tegelikult ikka selle jaoks, et natukene põneva inimesega juttu puhuda ning loomulikult ei ole selleks inimeseks mul seekord Janar, mitte et Janar ei oleks põnev, aga on meil ikkagi saates külaline ka ja tere tulemast saatesse Triinu Traat. Tere! Esiteks suur aitäh, et leidsid selle tunnikese, et meiega siin natukene täna juttu puhuda ja kuna oled esimest korda saates, siis mul on alati hea meel, et me saame alustada ühe küsimusega, mis koosneb 3 küsimusest, siis on niuke eksistentsiaalne kriis hinges ja on niuke hea vabalt endast rääkida. Et see üks küsimus kõlab siis nii, et räägi siis enda sõnadega, et kes sa oled, kust sa tuled ja millega siis täpselt tegeled ja siis juba sealt vaatame, kuhu me edasi jutuga lähme. Mina olen siis Triinu, olen Etsaste külast, Nõo vallast. Olen siin kuskil elanud umbes 10 aastat. Muide olen põline tartlane. See on ikkagi suht lähedalt. Jah, suht lähedalt. Tulin siia, sest ma olen selline inimene, kes vajab selleks, et nagu ennast taastada siukest looduse lähedusest ja siukest rohkem vaikust. See Tartu, ma käin küll seal igapäeval tööl ja tegutsen, ma käin iga päev Tartus, aga ma tulen koju ja ma saan puhata. Et see on nagu, ma ei tea, võib-olla mõned inimesed ei oska sellele tähelepanu pöörata, kui oluline see on. Aga kui on sul siuke hästi stressirohke päev olnud, siis tegelikult sa tuled koju, sul on ümberringi vaikus, sa kuuled, kuidas linnud laulavad, kuidas need tuleb kevad praegu, ma kuulsin eile sookurgi, et juba ootasin tükk aega, et see aastaaegade vaheldumine ja see looduses viibimine, see tõmbab kohe selle ärevuse ja stressi skaala tõmbab kohe alla, nagu siuke, sa tuledki koju puhkama. See Tartu on tore, aga Tartu on väsitav. Ja selle mõttes ma olen nõus, minu jaoks on ka pigem selline linnamüra on siuke pigem päeva lõpuks ikkagi väsitav, et just ka tore külastada ja ei ole midagi linna vastu, aga selline elada vabatahtlikult ei sooviks. Jah, see on ikkagi see liiklusmüra on ikkagi päris ükskõik kus kohas. Ma ise elasin muidu Veerikul, kus on ka suht vaikne ja niimoodi. Aga ikkagi sa ei näe ikkagi seda loodust. Näiteks täna hommikul on ja ma tulin uksest välja, koduuksest ja siis ma lihtsalt nautisin seda linnulaulu. Lihtsalt nautisin, aga mingi 5 minutit lihtsalt vaatasin, oi, kas päike tuleb ka välja, nii äge on. See kohe nagu tõmbab siuke tuju teeb heaks, kohe linnud juba laulavad, varsti on kevad. Tuleb küll vahepeal siin lund, aga mis siis? Täpselt, nii on. Jah, ma olen ikka Tartus elan ja mul käivad tuvid aknadega. See ei ole mõnus hommikualgus. Lihtsalt kolistavad seda aknaplekki seal vees. Ja siis kuuleb kaugusest kajakad. Yes. Aga
aga tegelikult on üks lahe asi, mis on just sinu poolt meil siin Nõos ju tegelikult nüüd juba käima lükatud siis, kui ma olen õigesti aru saanud, või on käima lükkamisel. Et kumb ta siis täpsemalt on ja minu, ütleme see märksõna siis on kodutütred on see märksõna, mis võiks olla üks oluline. Kodutütred, no jah. Ma olen Naiskodukaitses küll. Ma olen Tartus. Ma ei ole, jah. Ma olen Tartus, siis kui mina astusin Naiskodukaitsesse, siis Nõos ei olnud veel seda. Algselt ma astusin üldse Elvasse, aga kuna ma olin siis rohkem Tartus nagu, siis ma astusin Tartusse. Et põhimõtteliselt jah, ma midagi tegutsen siin, mitte Nõos päris, ma tegelikult seal Elva malevkonnas rohkem praegu. Selge. Et selles suhtes, okei. Ma ei saa öelda, ma olen tüüpiline eestlane, on ju. Selles suhtes tüüpiline eestlane, et ma ei oska nagu öelda, et ma olen eriti äge inimene. Et ma midagi seal teen, on ju. Võib-olla mingeid projekte vaatan ja siukseid nipet-näpet. Aga ma ei ole nagu väga selline, jah, ma arvan, et minu panus on väga väike. Ma arvan, et minu panus on väga väike. Olgu, aga selles mõttes ikkagi ju sa oled selles nii-öelda seal tegemistes ja asjades nagu sees, et oled teadlik, mis seal nagu toimumas on, sest näiteks mina olen sellistest kodutütarde tegemistest näiteks nagu väga-väga kauge, sest mina ei ole ise kunagi kodutütar olnud, tahtsin, aga ei lastud. Ja et ma tahaks küll teada, mis seal nagu üldse tehakse, et ma saan aru, et kas on mingisugune selline skaudid on vist asi, kus käivad poisid on ju? On või? Jah, noorkotkad on poisid. Noorkotkad, täpselt seda sõna ma otsisin. Võt selle asjaga ma olen nagu natuke rohkem kursis, mis nagu nemad teevad, aga see teine pool on mulle nagu täielik müstika, et äkki saavad seda, mis siis mõlemad on, sest ma eeldan, et mõlemaga oled sa rohkem kursis kui mina kindlasti. Tegelikult see on väga, nii noorkotkad kui kodutütred on hästi põnevad organisatsioonid, kes tegelikult mitte ainult ei õpeta nii-öelda seda isamaalist, vaid õpetavad tegelikult, kuidas lihtsalt nagu saada paremaks inimeseks. See on nagu, seal tehakse nagu koos hästi palju, neil on hästi palju laagreid, mitte palju, aga ikkagi siukseid laagreid, nad käivad koos, teevad koos. Kuidas see on tegelikult lapsele on see psühholoogiliselt hästi oluline, sellepärast, et lapsel on see tugi nagu, et ta on mingi organisatsiooni liige, kus on teatud kindlad reeglid, kus on siuke uhkuse tunne, siis neil on võimalik saada igasuguseid järke seal, mis nad teevad ja siis neid autasustatakse, antakse märgid ja kõik see on tegelikult lapse arengule hästi oluline. Et tegelikult kõik lapsed võiksid noorkotkadesse ja kodutütartesse minna juba selle arengu pärast, et mis see lapsele annab nii emotsionaalselt kui sotsiaalsel tasandil, kuidas teistega suhelda, kuidas oma probleemidega hakkama saada, kuidas, koolis on ka, jah, aga koolis on ka kooli asjad, on ju. Seal me õpime, seal me areneme, õpime teadmisi, mälu, tähelepanu, kõik siuksed asjad. Aga just siuksed organisatsioonid annavad sellist nagu enesekindlust, enda proovile panekut, siukest põnevust. Ma saan ennast nagu ikkagi teistega võrrelda mingil määral, on ju, siis mul on võimalus, siis üks suur laager on suviti alati noorkotkaste kodutütarde laager, mis toimub rannal. Mina tavaliselt seal toidlust. Selge. Aga seal on nagu nii kihvtid, seal on eraldi töötoad, mis nad teevad. Lisaks saavad ujumas käia, siis neil on siuke õhtuti on alati mingi disko seal, siis kõik tantsivad, keegi ei ole nagu kuskil, kõik, kes on siuksed nagu natuke häbelikumad, hoiavad oma ette, neid kaasatakse, kõik tunnevad, et nad on ühtsed. Siuke ühtsuse tunne on tegelikult hästi oluline.
Ei, seda kindlasti. Eriti sellisel, ütleme, rahva säilimise mõttel. Ma mõtlen nagu siis just kui olla eestlaseks olemise peale. Siis see, ja tõepoolest jah, tekitab sellist, sa seisad millegi suurema eest. On ju. Aga nii, sa hakkasid sisse hingama. See ei tavaliselt indikeerib seda. Ma vahepeal hingan niisama ka sisse. Ja, aga naiskodukaitsjates sa oled siis nagu nii-öelda, nagu sa ise ütlesid, mitte nii tegev, aga kuidas sellega on? No ma olen siuke, et teen seda, mis mulle meeldib teha. Aga see ongi okei. See on oluline, see on väga hea. Ja siis ma olen seal, kus mulle meeldib. Mõistlik. Ja siis meil on mingid teatud need tunnid, mis peavad täis saama, siis ma neid, aga samas ma teen siukseid, ütleme nii, et meil tuleb Rõngu viiede kohvikute päev. Nii. Ja siis Rõngu rahvamaja juures on meil nii-öelda kohvik, millega me siis kogume nagu raha Elva malevkonna selle maja, mis Elvas on, selle sinna korrastamiseks. Tavaliselt me kogume seal köögi remondiks raha. Arusaadav. et see, praegu, kuna ma käin koolis ka ülikoolis, siis jah, ma nagu selle korraldamise nagu võtsin enda peale, et rohkem ma see aasta ei tee midagi, aga seda kohvikut ma üritan nagu niimoodi vedada. Teiste abiga. Mitte üksi. Arusaadav. Aga siis ma saan aru, et nagu seal kohviku nagu see eesmärk ongi, et seal siis nagu kodutütred siis nagu nii-öelda aktiivselt müüvad, teevad seal asju koha peal, või tehakse enne valmis või? Jah, me teeme nagu kohvik ikka, kohvikute päeval müüme asju seal, aga ma arvan, et kindlasti seal on ka kodutütred, seal on noorkotkad, kaitseliitlased tutvustavad enda asju. Eelmine aasta oli niimoodi, et neil oli kohe siuke kott, milline see kaitseliitlaste kott näeb välja, seda sai selga proovida. Siis nad, mis meil veel oli, ATV peal sai tursi. See on alati norm. Et ja siis kodutütred tutvustavad enda tegemistest, mis nad teevad seal, noorkotkad tavaliselt, naiskodukaitse saab seal avaldusi esitada, kes soovib liituda näiteks. See on võimalus. Nii et tuleb tore üritus. Ai, selles ma üldse ei kahtle. Aga ma saan aru, et sina isiklikult oled siis ikkagi nii-öelda nagu rohkem see on, et naiskodukaitse on siis see, millega oled nagu pikaldasemalt seotud olnud ja nagu rohkem. Jah, pigem, jah. Selge, aga taaskord ise ei ole liige, seega tahaksin teada, ma tean, et see on üllatus su jaoks. Sa mõtlesid pikemat aega, et ma olen. Ma mõtlen, kus sa käid kogu aeg. Arvasin, ma käin naiskodukaitse. Aga millega seal siis nagu täpsemalt ühesõnaga tegeletakse? Kas seal on nagu üks osa on ka nagu selline, kas siis metsas käimine ja seal ütleme siis sellise ellujäämise õppimine, et ma usun, et see on nagu üks külg, et äkki seda sealt natukene avada ja siis mis seal nagu veel lisaks siis juures on, mille peale mina päris kindlasti hetkel ei oska mõelda. Tegelikult see ei ole nagu ainult metsas. Ei, täpselt. Meil on siuke baasõppused, mis me peame läbima, need on küll metsas, toidlustamine, ohutushoid, meditsiin, siis muidugi see, kus räägitakse nagu üldse organisatsioonist. Need on baasneed, aga tegelikult sa võid valida ise, mida sa teed. Nii palju, kui sa tahad, kui kellele meeldib metsas käia, nendel on hästi palju võimalusi, kellega meeldib relvaga lasta, siis meil on kogu aeg mingid relvavõistlused seal. Siis kes tahab näiteks tegeleda meediaga, meil on eraldi meediagrupp, kes tegeleb kõikide nende reklaamide, kõikide asjadega. Siis kes tahab toidlustusega tegeleda, siis me läheme välja, et kaitseliitlastele nende õppuste ajal näiteks süüa teha. Et neid valdkondi, mis seal on. Näiteks meil on raamatuklubi. Siis meil on mänguõhtud.
lauamänguõhtud, kes soovib nagu, et ütleme nii, et organisatsioon on suur, seal on omad nii-öelda pundid, kellega sa nagu tunned ennast rohkem nagu seotud. Nemad käivad koos, teevad oma asju, mõned võivad ka mitmes kohas olla. See, jah, siuke on siuke. See ei ole ainult metsas käimine. Ei, seda me ei arvagi, et see nagu ainult metsas käimine on, et ma saan aru, et see on kogukond, kus on nagu millega koos käia ja olla ja põhimõtteliselt elada elu kvaliteetsel viisil. Ma mõistan seda. Jah, see on tegelikult see, et kus sa saad panustada. Igasuguste, mis iganes sinu huvi on, sa saad panustada. Ja kui sul ei ole mingi hetk aega, siis see on ka okei. Sa ei pea nagu, mõtlema, oi, ma pean kindlasti tegema või ma pean kuhugi minema. Ei, see on vabatahtlik. Ai, seda küll. Et selles suhtes, et keegi ei hakka, me tuleme kokku selleks, et meile meeldib midagi teha. Meile meeldib, ütleme ausalt, seltskond on ja. Ei, see on oluline, aga kui see oleks halb, siis ei tahaks käia. Meile meeldivad need inimesed, kellega me koos oleme ja meile meeldib seda teha ja mõnikord ütleme nii, et on raske on ja, aga me lähme alati hea tujuga ära. Me tegime midagi, mida iganes. Me tegime seda, me oleme selle üle uhked ja meil on siuke hea tunne ja kui vaja, siis me tuleme teeme uuesti. Aga kui nüüd korra siit minna niimoodi ajaloo radasid pidi käima, et võib-olla just siit samast loost korra jätkates, et kas tuleb nagu meelde ka üks selline asi, mis oli nagu asja käigus oli kindlasti nagu see raske ja võib-olla mõtledki seda, et ka saaks see juba läbi, aga siis tagantjärgi mõtled, et see oli nii vinge, et me selle kõik nii-öelda siis grupiga ja koos ära tegime. See on selle noorkotkaste ja kodutütarde laagri toidlustamine. See on põhimõtteliselt, me toidlustame, ütleme 3 päeva neil ütleme 3 päeva, hommik, lõuna, õhtu on ja, ja circa 350-400 inimesele. Opa! Et põhimõtteliselt, ma räägin köögi poolelt. Ei, arusaadav. Tõusame kella 6. Okei, nii hulga ei ole, Põhirahvas peab ikka 6 tõusa. Igal juhul hilisejad magajad võivad 7 täitsa olla. Need laisad. Ja laisad võivad 7 alla. Siis me tõuseme ülesse, siis me hakkame hommikusööki tegema, putru, siis tulevad lapsed, siis me jagame selle pudru välja kõigile, siis nemad lähevad oma tegemisi tegema. Siis meil on circa, siis me lõpetame, veel peseme need suured 40-liitrisid pütid ära, on ja. Ja siis kuskil meil on, umbes vaba aega mingi tund, 1,5 ja siis hakkab järgmine söögikord pihta juba. Ja siis tuleb lõunasöök, siis me jagame toidu ära, on ja siis meil on jälle mingi 1,5 tundi vaba aega ja siis hakkab juba õhtusöök. Aga ma saan aru, et see on nagu vabal ajal ka nagu seda, et see vaba aeg tähendab paljuski nagu seda, et tegelikult valmistad paljuski järgmist korda nagu ette juba või et kui on nagu nii palju inimesi. Vabal ajal sa saad ikkagi ujumas. See on tore, et nagu kogu aeg päris rattas ei pea nagu nii öelda olema. Jah, ei, sa saad ikkagi ujumas ka vahepeal käia. Niimoodi lihtsalt istuda ja oodata. Ei, see on tore. Lihtsalt olla. Seda aega peab ka olema. Aga kui suur on nagu, ütleme siis teie, ütleme just nagu siis selle, ütleme köögi poole nagu teie siis see nagu meeskond, kes on nagu teil seal, see ongi küsimus. Ja see vaheldub selles suhtes, et osad inimesed on 1 päev, osad inimesed on 2 päeva, osad on üldse seal näiteks 1 toidukorral, aga põhimõtteliselt kuskil 10-11 inimest peaks nagu kogu aeg olema. See on ikka
palju inimesi ja nii palju tegelikult 10-11 inimest ja siis et veel kokku ka koordineerida kõike seda, et kõik teeksid, mis on nagu tarvis, et õigeks ajaks saab, et see on, oi jumal, paras nagu tegevus, et jah, ega see ei ole lihtne. Aga see ongi see, et no põhimõtteliselt seal on ikka see seltskond, mis on. Et põhimõtteliselt päev on väga raske, põhimõtteliselt sa hakid kogu aeg, teed süüa, enamasti hakid. ja siis põhimõtteliselt viskad nalja seal, samal ajal räägid mingit suvalugusid, kes räägib mida, lorilaule, siukseid täiesti siukest nagu vaim puhkab, aga keha on töös, ütleb. Siuke väga-väga eestlaslik puhkamine on see ütleks. Aga korra siit, kui juba saime ajaloo radadele mindud, siis kuidas sina üldse nagu enda jaoks selle naiskodukaitse nagu leidsid, et see ei olnud ju nagu asi, et kust nagu nii-öelda beebist saadik juba liige olid, et kuidas elu sinna viis? No tegelikult, kui me hakkame nüüd ajalugu meenutama, kunagi oli Kaitseliidul oli tegelikult Tartus oli Kaitseliidu orkester. Ja minu ema mängis seal trompetit. Okay. Kunagi väga ammu seal Riia tänavas, kus praegu see suur Sisekaitseakadeemia on. Ei, mitte Sisekaitseakadeemia. No see suur maja, valge. Ma ei tea, naiskodukaitse seal oli vist ka. Ja, seal on. Nii. Igal juhul. See suur maja. See on nagu, kuna ei olnud last kuhugi hoida jätta, siis ma arvan, et see oli vist 4 päeva õhtut, mis ma veetsin seal kogu aeg. Kuulates, kuidas orkestri proovi tehakse. Sellepärast, et mulle lubati, et pärast lähme poodi, seal oli see Tartu pood. Et siis ikka tasus oodata. Ja, ma olin kogu aeg niimoodi, siis ma üritasin laulda, ma teadsin põhimõtteliselt nende laulude sõnu, mis seal olid, ma olen orkestriga nagu lapsest peale olnud koos. Siis ma üritasin seal olla, see oli väga juba asi, ma kogu aeg ootasin, kuna see läbi saab, et ma saaksin poodi. Ja siis ma olin vist 16 vist, jah, ma olin 16. Siis ma mõtlesin, et oleks hullult äge, kui ma oskaks püssiga lasta, ma oleks hullult tegija siis täiega. Siis ma mõtlesin, et ma ju tean, kus see Kaitseliit on, Läksin sealt uksest sisse, ütlesin nii, mina tahan tulla liikmeks. Ma ei tea, keegi seal oli, ütlesin, mis mõttes nagu, ma ütlesin, no ma tahan liikmeks tulla, et mulle meeldib püssiga lasta ja tahaks tulla. Sa küsis, kui vana sa oled? Ma ütlesin, no ma 16 olen. Ei, siia küll ei saa. Ma ütlesin, miks ei saa? No siis ei olnud neid noorkotkaid ja kodutütreid. Siis ei, mine sinna maja nuka taha, seal trepist alla lähed, seal on naiskodukaitse, mine sinna. Ma olin nii solvunud. Mis mõttes nagu? Ma ei lähe kuhugi naiskodukaitsesse. Ma tahan püssiga lasta. Ma ei tulegi. Läksin ära. Nii. Ma ei lähe mingi keldrikorrusele sinna kuhugi taha alla. Miks? Arusaadav. Ja siis me tulime siia, me tulimegi Eetsaste külasse elama. Ja siis kas see aasta või järgmine aasta kunagi siin tehti see naiskodukaitse Elvas. Ja siis ma mõtlesin, et siuke tunne on, et tahaks nagu midagi teha, tahaks ühiskonnale kuidagi tagasi anda, tahaks panustada kuskil. Ja siis ma mõtlesin, okei, vaatasin kodulehekülje pealt, mida nad teevad kõige enam, tegin eeltöö ära. Siis tuli välja, et mu elukaaslase ema oli ka naiskodukaitses, vahi, ma ei teadnudki. Siis kui ma rääkisin talle, siis ta ütles, et jaa, muidugi, meil on nii põnev. Mõtlesin, et okei. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma lähen ja vaatan, mis see on siis. Mis seal on, et tundub nagu huvitav. Vaatan, teen avalduse ära. Ja sellest ajast ma seal olengi.
aga siit kohe mul nagu tuli nagu see küsimus ka, et kui sa ütlesid, vaata, et tahtsid minna, et nagu püstoliga lasta, siis oli see, et nagu see, et nagu millised siis olid, et ilmselgelt oli ka sul siis neid eelarvamusi asja kohta ennem, kui sa nagu sinna siis päriselt nagu liikmeks said, vaata selles mõttes Naiskodukaitsesse. Et nagu kindlasti on väga paljudel nagu seda eelarvamust, et oligi, mulle väga meeldis see, et oledki keldris, keedad körti ja ongi kogu värk. Et nagu ilmselgelt see on hoopis nagu midagi muud. Et nagu, et just neid eelarvamusi asju siin kummutada, et just palun. Jah, see ei ole nagu, me saame püssi lasta. Ei ole ainult köögikatte, me ei ole ainult köögikatte, et me saame püssi ka lasta, meile antakse isegi relv. Kusjuures, ma ütlen, ma tegin selle sõduri baaskursuse ära, PVÖ. Ma ei viitsi enam selle relva küll kätte võtta. Üldse ei taha enam, üldse ei taha. See ei ole üldse nii huvitav, kui ma arvasin. Ta on väga raske. Võlgasi vara. Ega meil oli päris niimoodi, et me pidime seda relva nagu kandma kogu aeg kaasas. Sa pidid taga magama ja noh, ta oli ikkagi väga tüütu asi. Aga siis ikka niimoodi käidi relvaga ümber nagu täitsa siis nagu kaitseväes. Jaa, ikka. Ma oskan teda lahti võtta, kokku panna. Noh, see on kõik kasulikud teadmised selles mõttes. Aga kui see nii-öelda püssi laskmine jah, et nagu see kõige tähtsam sai ja siis saad aru, et see ei olnudki nii põnev, kui sa võib-olla arvasid. Aga mis seal on veel siis tegevused, mis seal siis tehakse? No, seal on erinevad asju. Palju pidusid on? See on hea. See on väga hea kusjuures. Pidusid ei ole meil kunagi liiga palju. Minu meelest ka. Täiesti siuke, mulle pidudel ma käin alati. See on ikkagi, kui pidusid ikka on. Ja nende eest saab veel neid osalespunkte ka nii, et põhimõtteliselt, kui sa saad ennast niimoodi sättida, et sa käid pidudel, siis osaluspunktid sa saad pidudel käimisel. Aga võib-olla sellest küll mina sellise täieliku juhmina sellest asjast, et mis need osaluspunktid on ja mida need täpselt sümboliseerivad ja mida nendest saab. Ma saan nii. Tegelikult need osaluspunktid on lihtsalt see, et nii-öelda meeldetuletus, et sa ikkagi mingil määral ikkagi panustaksid. Sellepärast, et need, kes ei saa nagu, kellel on, palju meil nüüd on? Neid osaluspunkte. Neid ikka oli. Aga põhimõtteliselt on see, et need, kes kui üldse ei tegutse, et siis need, kes need juhid on, võtavad nendega ühendust, et milles probleem on. Et kas inimesel on näiteks midagi lahti, kui tal on perekonnas mingid asjad, mille pärast ta ei saagi, et siis see on see asja ajamine, on ju, et siis sa pead selle avalduse tegema. Ei, arusaadav. Aga need osaluspunktid on ka see, et me hoiame üksteisel nii-öelda silma peal. Et need, kes ära kaovad, et siis on näha, et nad on väga vähe nagu panustanud, et mis lahti on. See on nagu siuke moraalne tugi, meie tugi. Et kuna inimesi on hästi palju ja nüüd tuli nagu hästi palju liikmeid seoses selle Ukraina sõjaga, siis tegelikult need aitavad nii-öelda järje peal hoida. Et kui kellelgi on, nad ei osale, äkki on mingi suurem mure, mis inimlikult sa saad toeks olla. Sest see inimlikkuse aspekt on ka hästi oluline. Ma ei jäta nii-öelda omasid kuhugi vedelema või virelema. Et me küsime, et mis lahti, miks sa ei saa, kas sul on mingi põhjus, kas me saame sind kuidagi sulle toeks olla. Et see organisatsioon ei ole lihtsalt nagu see, et me lähme ja teeme asju koos, vaid me hoolime ka omadest. Me hoolime, mis toimub, me hoolime sellest keskkonnast, kus me oleme ja
kui me käime väljas mingeid asju tegemas, suppi pakkumas maakaitsepäeval näiteks, siis me hoolime ka tegelikult kõigist sellest keskkonnast ja nendest inimestest, kes seal on maakaitsepäeval, sellepärast et ütleme ausalt, et meie ju pakume tasuta suppi, on ju. Et ikkagi on ju palju siukseid inimesi näiteks, kes ei ole nii heal järjel ja me ei teagi tegelikult, kas võib-olla see tasuta supp ongi nende soe söök üle pika aja. Mis on tänapäeval just nende maksumuudatuste valguses nagu eriti hulluks läheb vastjale. Kindlasti, jah. Aga jah, see kogukonna asi, ma usun, et on nagu selline nagu nii nagu hullult tähtis, millele sa võib-olla ei pööra nii palju tähelepanu, kui sul nagu seda endal vaja ei ole. Aga ütleme kas või meil siin praegu aastal 2025 on selline isolatsiooni sattuda nagu väga-väga kerge ja tunda, et sa oledki siuke üksinda maailmas ja kõik on külm ja kalk ja kõik inimesed on kurjad ja pahad. Aga tegelikult see ilmselgelt nii ei ole, et on neid selliseid väljapääse küll ja üks asi on võib-olla just siis öelda, näiteks naiskodukaitse, eks ole. Jaa, selles suhtes küll, et tegelikult me hoiame omasid, me kaasame neid, et kõik, kes tunnevad, et nad on natuke üksikud, tulge meie seltsi. Tulge meie sekka. Võtame kõik asjad. See on üks asi, mida on vist kõikidel inimestel niuke raske ja ebamugav endale tunnistada, kui see on sinuga juhtunud, vaata, aga ma ka usun, et kõikidel elus tuleb ette, kus sa paned tähele, et ma olen normiku üksiku saare peal siin nii öelda, et aeg on kuhugi tsivilisatsiooni juurde ujuda ja selles mõttes siuksed organisatsioonid on võib-olla hea koht, kuhu nii öelda piltlikult öeldes ujuda, kuna tõenäosus on see, et keegi ujub sulle sealt vastu ka vaata. Jah, seda küll, et me ei pea üksi olema. Tegelikult me ei pea üksi olema. Aga kas nüüd mul tegelikult ennem tuli veel üks küsimus, aga sa ise sujuvalt selles vastasid jutu käigus sellele, et seoses sellega meie maailma olukorraga, et on meil siis ilmselgelt nii-öelda huviliste arv nagu siis märgatavalt kasvanud selles mõttes, nagu liitutakse, mitte siis ainult naiskodukaitsega, aga ka kodutütardega, noorkotkastega ja kõikide, ma eeldan, et neid asju vist organisatsioon on meil veel, millega liituda vist saab, mis on sarnased siis, mis siin alla siis kuuluvad või? Jah, see hästi palju tuli siis, kui Ukrainas hakkas sõda. Jah, täpselt. Et siis inimesed ikkagi leidsid, et nad tahavad panustada. Tegelikult Eesti inimesed ei ole üldse. Ma saan aru, et kõik on nagu sellised tuimad ja aeglased, aga tegelikult nad on ikkagi sellised asjalikud, ei ole midagi. Ma ütleks sama. Kui ikkagi keegi nagu võõras tuleb ja hakkab ähvardama, ega me hoiame ikkagi kokku, on ja me teame küll, et teine eestlane on kõige parem magustoit meil. Aga kui vaja, siis me sülitame ta välja ja siis võtame kõik kokku. Olgu, siis hoiame käest kinni. Ja teeme selle asja ära, on ja siis saame üksteist edasi õgida. Tulete ja segate meid siin oma ette. Jah, täpselt. Plaanisin siin naabril meil sauna põlema panna, aga olgu, teeme järgmine nädal. Jah, kõige ennem võtame selle nii-öelda vaenlase ette, on ja siis vaatame järgmine nädal edasi, siis anname oma asja, on ja, et võtame kõik. Prioriteedid on paigas. Jah, prioriteedid on paigas. Aga ütleme, et nagu selle asja valguses võib-olla üks küsimus, mis mul veel tekkis, et kas nüüd sellises organisatsiooni siseselt siis ütleme, kas siis on, ütleme teie enda nagu ütleme sellised tegevused muutunud, millele võib-olla keeratakse nagu rohkem tähelepanu, mida siis ennem, ütleme võib-olla aastaid tagasi minna, nii palju tähelepanu võib-olla organisatsioonis ei pööratud? Ei ütleks ausalt öeldes, sest me oleme kõik kogu aeg sellele, meil on nagu teatud see, ma ütlengi nagu see sõduri väljaõppe on ju ja meditsiini väljaõppe ja ohutushoid tuli nüüd ühiskonna ohutushoid, kus me saame nagu õpime seda, et me suudame ka oma lähikondlastele midagi õpetada, kuidas neid toetada. Et see tuli juurde, aga muidu üldiselt meil on kõik programmid on samad ja kõik need, et seal ei ole mitte midagi muutunud, lihtsalt inimesed on ärganud, et siuke võimalus. See on kõik eneseareng. Aga kas sul on ka, ma ei tea, ja kui ei, siis ei, aga ütleme siis naiskodukaitsele keskendudes, on sul ka nagu mingisugused selliseid arvulisi
teadmised, ütleme, et palju ennem oli liikmeid ja palju ütleme nüüd on. Kas sul on mingisugust sellist? Ei pea olema mingi täpne arv, aga umbkaudne. Ma kuulsin, et siis kui see Ukraina sõda hakkas, siis põhimõtteliselt mingi, kas liitus vist mingi 2000 võib-olla liideti naiskodukaitsesse või see oli ikka, ma arvan, Kaitseliitu vist enam-vähem sama palju või niimoodi. Et inimesi hakkas huvitama see. Ja tegelikult õige ka. Ei, loomulikult. Sellepärast, et meil on ikkagi need baasväljaõpped on ju, mis aitavad sul kaitsta nii ennast kui enda lähedasi. Sa ei peagi minema ühiskonda kaitsma, on ju. Sa piisab sellest, kui sa aitad ennast ja enda lähedasi ja võib-olla naabri naist meest ka, on ju. Siis kui sa teda parasjagu ei einesta. aga just jah, et inimesed oskaksid üksteist aidata. Inimesed oskaksid kriisisituatsioonidest toime tulla. Meil on ju see äpp ka, kriisiäpp, naiskodukaitsel. Te olete nii kuulnud sellest. Ja seal see äpp on ka näiteks, mida varuda, kuidas käituda. Et täiesti siuksed tavalised asjad, millega sa arvestad, tavaelus sa ei mõtle lihtsalt nendele. Tõsi, seda küll eks ikka hakkad probleemiga tegelema siis, kui ta nagu käes on. Jah. Ja siis avastad, et kõik asjad on puuduvad. Okay. Aga siuksed väljaõpped selleks, et sa suudaksid hakkama saada ise. Jah. Ja see on nagu väga siukse laiapõhjaline siuke nagu, mis treening, eneseareng. Laiapõhjaline eneseareng. mis tegelikult, ütleme ausalt, meie Eesti võrreldes Venemaaga on ju. Jah. Aga mis siis? Seda loomulikult, see ei tähenda, et peaks püssi põõsasse viskama ja alla andma selles mõttes. See tähendabki, et meie peame järelikult olema usinamad, targemad, paremad, on ju. Sellepärast, et meid on vähe, aga me peame olema haritud. See harituse tase, see ongi see, mis on meie salarelv. Seda loomulikult. Paraku me oleme igavesti, igas võitluses oleme me taavetid ja mitte kunagi koljatid. Vaata, see on lihtsalt meie saatus väike riigina. Et me peame tarkusega võitma. Aga korra tulla, mul oli korra küsimus, ma läksin nüüd koljatiga, läks mul kõik meelest ära. Nii. Ja ma mõtlesin, et äkki uurida, kas see, mis see neoneiud? Mis seal nagu siis neotüdrukutes nagu täpsemalt on kindlasti see, mida siis neoneidudes. Mis seal täpselt toimumas saab? Ma arvan, et seal on hästi palju siukseid laagreid, mida tehakse, hästi palju enesearengut, hästi palju siukseid, kuidas looduses hakkama saada, kuidas loodust tunda, kuidas me saame olla paremad inimesed, kuidas me saame näidata teistele eeskuju. Siuksed põhiväärtused on seal väga siuksed olulised. Ja ma arvan, et kõik tüdrukud võiksid sellega liituda. Sellepärast, et sa saad lisaks sellele, et sul on koolis on oma nii-öelda semud ja grupp, ma ei tea, ma olen nii vanamoolne, semud. Oma kamp, ma ei tea, kas ma ei ole noortepärane, ma ei oska õiget nimetust. Et lisaks need, kellega sa koolis suhtled, on tegelikult sul ka kooliväliselt on see grupp, kellega sina suhtled ja te teete koos asju ja ausalt öeldes lastel on vaja vaba aega sisustada. Vähem nutitelefon, mitte et see nutitelefon oleks halb, aga lihtsalt see tähelepanu, oskus tähelepanu suunata on hästi üks siukseid olulisemaid oskusi. Samas see mälutreening, mis tuleb ka kogu nende tegevustest. Sa õpid juurde, kuidas sa looduses hakkama saad, kuidas sa saad enda sõpra aidata. Kuidas
mida rohkem me kogeme, seda julgemad me oleme. Seda rohkem tõuseb meie enesekindlus. Ja see on väga oluline. Eriti siukes laste arengus. Sellepärast, et mida enesekindlamad me oleme, seda suurem on ka motivatsioon õppida. Nõus. Et, ja siis on jälle meie salarelv, on ju. Tarkus on see, mis teeb meist nagu paremaks teistest. Nõus. Mulle nagu väga meeldib see, mis sa mainisid, et nagu õpetab seda, kuidas looduses hakkama saada. See on minu enda siuke isiklik asi, mis mulle väga meeldib, sellepärast, et nagu üks asi, mis kuidagi tihtipeale kuidagi jääb mulje, et kui räägitakse inimesest ja tema kohast looduses, siis kuidagi räägitakse sellisest justkui inimene versus loodus ja loodus ja mets on selline kole kõle paik ja nii kui lähed, kohe on surm. Et tegelikult see ju nii ei ole, et inimene on ikkagi osa loodusest ja kui sa tunned taimi enda ümber näiteks, siis tõenäosus, et sa leiad nendest abi, mis iganes sul olukord on, kui just ei ole, ma ei tea, mingi väga ekstreemne X-geneetiline haigus, siis võib-olla nagu nõgeseid, mis ta tegema peab. Aga nagu üldiselt, kui sa neid asju tunned, siis loodus on inimesele pigem vastutulelik ja aitab, kui et selline, mis ainult tahab sind ära lõpetada. Ja lisaks see, et me oleme ikkagi metsarahvas. Ja Täpselt. Tegelikult, teate, ma nägin mingit isegi saadet oli kuskil ETVs. Kas oli ETVs? Ei tea, kus. Vahepeal pole. Igal juhul, seal oli niimoodi, et tegelikult see metsas olemine inimesel 50% vähendab kohe stressi. Tuntav. Ja mõelge sellele, et meie maailm liigub siuksele, praegu on vaimne tervis on hästi oluline. See stress tuleb igalt poolt, see meedia pressib meile peale, me oleme kogu aeg, me peame ennast paremaks tegema, me peame olema parimad 100%, 110%, 120% on ja ütleme ausalt, enamus, see ei vasta sellele, mida me jõuame, on ju. Nii on. Ja sellest tuleb stress, sellest võib tekkida depressioon lõpus, me põleme lihtsalt läbi. Ja tegelikult see, et me käime metsas, kui ta tõmbab, mõelge sellele, et kui ainuüksi see, et sa lähed näiteks metsa, parki ja sa kõnnid seal, ütleme 15 minutit ja sinu stressitase läheb circa 50% alla. See on nagu salarelv, on ju. Nii on. et see mets ei ole ju tegelikult midagi, me oleme metsarahvas, see ei ole midagi jubedat. See, et me oleme võõrdunud sellest, see annabki tunda, et meil on see vaimse tervise probleeme hästi palju. Jah, nii on. Et nagu see, eriti kui oled sellises, ütleme, sellises linnamäsus ka veel nagu pidevalt kinni ja veel, ütleme, internetimaailmas ka, siis sa lähed välja, su ümber on ainult hallid kõrged majad, seal võib-olla keskel on mingi vana puumaja, kes vana tädi on keeldunud maha müümast, vaata. Ja siis ta elab seal igavesti varjus. Aga siis vaatad, internetis on täis kaos ja siis tulebki niisugune tunne, et maailm kukub kohe kokku ja milleks üldse. Aga metsas sa näed seda, et ümberringi on tegelikult elu ja enamus asja ei mõjuta nagu tegelikult üldse see, et kes kus president on ja mis asja. Enamus asukad maailmas ajavad lihtsalt oma asja ja maailm läheb edasi. Ja sellepärast on näiteks Nõo vallas ju ideaalne elada. Tõsi. Mina kogu aeg kujutan ette, et see Nõo vallas, see kus ma elan, ma elan siin kaugel külas teie mõistes, on ju. Ta päris seal Otepää lähed. Aga põhimõtteliselt mulle läheb Tartus nagu ma autoga lähen 30 minutit. Nii, Tartus ma sõidan ühest linna otsast teise, ma sõidan rohkem. Aga kui ma tulen, ma puhkan. Kogu see stress ja kõik see, ma lihtsalt puhkan siin ennast. See on nagu oaas. Sa oled kuskil nagu Tartu ees linnas, on ju, umbes niimoodi elad, on ju. Aga sa elad selle oaasi sees, mis on nagu siuke hea roheline, kõik see loodus, sa näed seda loodust, sa tuled töölt, sa puhkad, sa ei ole selle müra sees, see ongi see, et sa hoiad ennast niimoodi vaimselt tervena. Sellepärast Nõo vald on nagu ideaalne koht, kus elada.
nõus, mulle ka väga meeldib, terve elu siin olnud ja siiamaani meeldib, kes oleks osanud arvata. Aga jah, ei, tõepoolest mul on ja meil on ka näiteks, kes mõtleb, et oi, tahaksin Noovallas metsa minna küll, aga ei tea kuhu, siis ei pea üldse palju mõtlema, soovitan minna Vapramäele, seal on väga-väga imeline mets. Mina juba väiksena arvasin, et tegu on ürgmetsaga, aga siis, kui ma sain vanemaks ja rääkisin inimestega, kes selle metsa eest päriselt hoolitsevad, siis ütlesid, et ta veel ei ole ürgmets, aga kui seal, ütleme, keegi ei mõtle, et selle asemel võiks olla Maxima, siis ta saab üks hetk ürgmetsaks, kuna too on siis niisugune mets, mida näpitakse võimalikult vähe ja seal saate kogeda metsa siis tema täielikus sellises kaootilisuses ja tooruses, mis on lisaks on seal ka matkarajad, mis on mugav, et ära ka ei eksi seega. Just. Ja seal tehakse ju igasuguseid siukseid matku ka ju. Ma olen isegi käinud seal, me käisime üks aasta linnulaulu kuulamas. Erinevate linnude laulu. Väga, väga hea. Lastele näiteks. Mega hea. Õpime, mis lind teeb, mis laulu. Väga lapsed kohe kuulavad ära. Aha. Näiteks ma kuulen kassikakku on nüüd ära. Ma tean, milline kassikakk on. jah. Aga on, vaata mõned linnud, kas see sookurg vist on ka üks nendest lindudest, kes teeb sellist, ütleme, kui see ei teaks, et see on sookurg, siis ta veidike ikka tekitab hirmu selles mõttes, kui see nagu kusagilt tuleb selles mõttes. Et ma jumala nagu saan aru, kui sa oled kuskil, ütleme, keset ööd kusagil soos eksinud ja äkki tuleb sookurg kauguses, siis sa mõtledki, et ja teemonid ongi päris, ongi kõik. Tead, mis on kõige jubedam? Kits. Nii, ma arvan, et siin on mingi isiklik lugu taga. See on... See kits teeb nagu nii imelikku häält. Teeb küll, jah. Ma mõtlesin algu, et ma jalutasin koeraga ma olin siia kolinud, on ju. Linnalaps. Nii. Kuulen mingi ullääl. Mõtlesin, issand, mis toimub? Mingi elajas on kuskil. Mis hääl see on kuskil metsa juures tuleb ka. Ma kohe ehmatasin ära, et mõtlesin, niuke hääl. Issand jumal, mingi õuduka kratt on kuskil lahti lastud või mis toimub. Siis ma mõtlesin, okei, läksin koju, mul tõesti hakkas hirm, läksin koju ja mõtlesin, et nii, kes see võib olla. Mõtlesin, et vaatan põdra häält, ei ole põder. Siis vaatan kitse häält. Kits. See oli nagu, ma ei olnud iial seda kuulnud, see oli siukene nagu metallne, siukene, issand jumal, nagu need õudukas on see. Issakene. Mingi elajas on kuhugil lahti lastud. See on täielikult üks loom, mille välimus ei lähe tema häälega nagu absoluutselt kokku. Et nii on. Aga see on jälle vaata, kuidagi tuleb ilusti ringiga tagasi selle juurde, et ongi, kui sa ei tea, mis see on, siis sa mõtledki, et seal metsas ongi kollid ja asjad ja ära jumal eest mine, sest kohe on surm. Tegelikult on kits. Kusjuures mul üks naaber rääkis, et tal oli mingi sõbranna külas. Nii, ja nad olid kuskil seal telkides ööbinud. Ja kits oli kuskil seal põõsa juures häälitsenud. See sõbrana, et ma ei tule mitte kunagi enam siia, see on nii jube koht. Ta nagu tõeliselt ehmatas. Ja, mis sa teed, Kui ta tuleb eriti, kui ei oota ka, siis nii on. Aga see ongi just need noorkotkad, kodutütred, lapsed lähevad metsa, teavad, mis loom, mis hääl teeb. Ei tule nagu täiskasvanud on juba, et okei, mingi koll on sattunud kuhu. Täpselt, nõus, täiesti nõus. Aga kui ütleme, kui nüüd rääkida, tulla tagasi selle juurde naiskodukaitse, kodutütred ja noorkotkad ja et kui rääkida nüüd sellest, et kui keegi siin kuuleb, mõtleb, et ma tahaksin liituda küll võib-olla koos omal tütarde või poegadega, kellel mis olukord on. Et siis kuidas see välja näeb? Kas on mingisugune ühtne lehekülg nagu sellel kogu siis asjal, mis hõlmab äkki kõik organisatsioone läbi, mille seda saab? Või on seal erinevad teed või kuidas see täpsemalt organisatsioon üldse on naiskodukaitse.ee on siuke lehekülg, kus seal on nagu kõik räägitud ja seal on viited ka nii noorkotkastele, ma arvan, et
no kodutütardel on kindlasti. Selge, väga hea. Noorkostjatele on vist Kaitseliidu lehekülje pealt. Jah. Aga mul on üsna kindel, et ka sealt ei ole raske seda üles leida. Ja nüüd on ju näos ka on ju noorkotkad ja kodutütred, mida üldse ei olnud ju mingi hetk, et kõik võiksid enda lapsed sinna kirja panna. See rikastab lapsi väga, väga kõvasti. Et noh, see ongi niimoodi, et me oleme harjunud seal, muidugi on hea, et laps on nutitelefonis on ju, siis ta ei sega vanemaid. aga tegelikult see, et laps saab enda vanustega kuskil midagi teha, midagi saavutada, teda märgatakse, teda hoitakse, ta saab rohkem enese sihukest tundma nii teisi kui ennast, õppima uutisi asju, enesekindlus suureneb, sihuke, noh, see on hästi oluline, eriti sihukesel nutiajastul. Kindlasti. Ja tegelikult see on ka see ju, kuidas me õpetame lapsi tulevikus nagu selle stressiga toime tulema, on ju? Ja. See on tegelikult väga oluline, sellepärast, et ütleme niimoodi, et noh, põhikoolis veel ei ole, aga keskkooli ajal juba kõik need eksamid, kuhu kooli sa saad, kuhu ülikooli sa saad, alati ei lähe meil elus nii, nagu me ootame, noh, või ja sellega toimetulek on tegelikult hästi-hästi oluline. Mida varamalt lapsed õpivad toime tulema, seda parem on neil tulevikus väljavaated. Nõus, et jah, et mida varakumalt nii-öelda need tööriistad, millega elu ettevaatamatustega toime tulla, mida varasemast sa need kätte saad, seda paremini sa neid nagu hilisemas ajas nagu kasutada oskad, kuna sa oled neid juba... Ja kui laps tunneb seda, et ta on nagu hoitud, see tunne, see aitab tal saada paremaks täiskasvanuks. Nõus. See tunne, kogukond, see, et sa oled hoitud, sa oled toetatud, sul on enesekindlus kohe rohkem tõuseb ja sa oled parem täiskasvanu. Ja lisaks nendele organisatsioonidele nagu on, me õpetame ju, kuidas ka teisi aidata. Kuidas olla täisväärtuslik ühiskonnaliige. Kuidas hoolida, kuidas märgata. Ja see on tegelikult praeguses ühiskonnas kuidagi jäänud vajaka, nagu mulle tundub vahepeal. No, täiesti nõus. Aga ütleme võib-olla siin, praegu on võib-olla natukene selline filosoofiline küsimus siia, ütleme saate lõpu poolde. Aga ütleme, et just mulle meeldis see küsimus, et kuidas märgata. Et mis on nagu seal siis selline see, et ütleme, et kõik me justkui arvame, et me märkame ja paneme tähele, aga tegelikult see vist nagu ilmselgelt nii ei ole. Et kuidas siis see märkamine võiks käia? On ikka, et me märkame, aga me ei taha märgata. Sest me peame siis ju tegema midagi, on ju? Ja kuna meil on ju nii kiire kogu aeg, on ju, siis meil ei ole aega tegeleda. Aga tegelikult, kui sa võtad sammukese tagasi, on ju, sa märkad seda ja sa näiteks, ma käisin kuskil esmaabikoolitusel, ma räägin teile selle jutu lihtsalt ära, ma olen jutuvestja nagu see. Ma käisin esmaabikoolitusel ja siis seal oli üks kiirabiarst, on ju, ja siis ta rääkis, et tegelikult see, et kui me näeme pingi peal, ütleme bussipeatuses kedagi magamas, nii, me arvame kohe, et ta on alkoholijoobes. Me üldse, me ei tegele sellega. Ta on ju alkoholijoobes, on ju, mis vahet seal on ju. Aga inimesel võib olla väga tervise mingi probleem. Täiesti mingi selline, millel on kiiret abi vaja. Et tegelikult meil ei ole ju raske, et kui me näemegi, isegi kui ta on alkoholijoobes, kutsu talle see politsei on ju. Nad ju kohe kutsuvad kiirabi, kui vaja on. Nad kohe hakkavad selle inimesega tegelema. Ära jäta teda lihtsalt niisama sinna vedelema. Nõus. Et see juba selline märkamine, et sa ei pea ju palju tegema. Võta see telefon, räägi kellegile, kes saaks edasi tegutseda, kes sa ei pea ise aitama,
aga kedagi, kes tuleks nii-öelda appi. Samamoodi, kui me märkame midagi, kui me märkame, et näiteks kas või, issand, mingi perel on nagu raske. Praegu võib olla väga, tulla siukseid variante, kus mõnel perel on raske ja me näeme, et tal on raske. Siis kui me ise ei taha, võib-olla inimesed ei taha, aga me võiks ju öelda, et kuulge, et näete, sellel perel on raske, et küsidagi kas või, ma ei tea, naabril, kui tal on raske, siis küsi, et kuule, et kas sa vajad abi näiteks. Ma tean, eestlased ütlevad, ei, meil ei ole mitte midagi vaja milleks. Aga selles suhtes, et kui sa juba lähed ja ütled, et kuidas sul läheb, et kas ma saan midagi, küsid lihtsalt, et mida sa vajad. Näiteks, mida sa vajad. Mõni inimene tahab lihtsalt rääkida. Ta tahab lihtsalt rääkida ära, mis tal on ju. Tahab kellegile rääkida, kui halvad sugulased tal on ju. Mis iganes parasjagu. Kuidas riik koorib 7 nahka ju. Aga lihtsalt ta tahab rääkida ju. Ja tegelikult see, et sina taga räägid, see juba aitab ju. Kui sa lähed inimese juurde, küsid, et mida sa vajad? Kas sa vajad midagi? Kas ma saan sind kuidagi aidata? See on juba nagu esimene märk ju. Kui on midagi materiaalselt ju, võib-olla inimene ei taha küsida kuskilt või mis iganes, siis sa saad edasi ju vaadata, kellele märku anda, kuidas suunata seda asja. Aga lihtsalt lähme ja vaatame, küsime, mida inimene vajab. Ja märkame neid, kes on seal tõesti kuskil bussipeatusest magavad. Ma saan aru, et meil on häbi, et nüüd ta on vihane mu peale. Aga las olla ju, kui inimene on suremas. Las ta olla su peale vihane siis on ju. Jah, siis kui tagasi reaalsusesse tuleb, siis ta tõenäoliselt enam ei ole vihane. Täpselt. Nii on. Ja ausalt öeldes, kui ta ongi purjus seal bussipeatuses, võib-olla ta saab külma. Mis iganes, tal võib lisatervise kahjustust tulla. Ja las ta olla vihane siis su peale. Sina... me oleme eestlased, me söömegi üksteist. Jah, täpselt. Vihast, aga teie midagi. Vihaselt ka seda head teha. Jah, täpselt. Teeme midagi. Mitte me niimoodi, et lihtsalt vaatame, et see on seal fakt on okei. Ei, teeme midagi. Lähme inimese juurde, vaatame, kas ta ikka liigutab, et kas kõik on korras. Kui ta ajab ennast ise püsti ja läheb minema, on okei. Aga lähme ja natukene tonksamegi. Kas elab ikka? Just. Meie saateaeg hakkab vaikselt sinna nii-öelda siis lõppu jõudma, kui olete tähele pannud. Ega see tund läheb tegelikult vaata kiiresti, kui juttu ajada. Aga mul olid siin veel mõned küsimused veel lõppu, ennem kui pillid kotti paneme. Aga minu üks küsimus oli siia lõppu selline, mis mul läks meelest ära, seega ma küsin teise küsimuse ennem ja ma loodan, et mulle tuleb selle küsimus. Nägid, lihtsalt tuleb nii kaua jama ajada, kui meelde tuleb, mis sa rääkida tahad. Päriselt. Esiteks, kordame üle internetiavarused, kus inimesed tahab silma peal hoida, kui on näiteks see, et nüüd ma tahan liituda ja asjadest osa võtta, et siis kas on naiskodukaitse.ee on see põhiline lehekülg. Ja kaitseliit.ee on samamoodi. Seal on kohe siuksed vormid olemas, kus sa saaks selle ära täita ja seal on ka eraldi valdadega ja kes seal nagu need esinaised need on ja nendega sa saad ühendust võtta ja seal on kogu info olemas. Selge. Ja kas on ka, kuna me oleme ikkagi aastal 2025 ja populaarsed on ka kõik sotsiaalmeedia avarused, kas siis on ka mingisuguseid Facebooki lehtesid või mingid Instagrami asju, kus silma peal hoida või TikTokis või ma ei tea, mis on? Jah, need on ausalt öeldes, seal on Elva naiskodukaitse on eraldi, Nõo naiskodukaitse on eraldi, lihtsalt Facebooki sinna kuhugi sisse trükkida, kohe tulevad vastu.
Selge, super, ei väga ole hea. üldse raske. Väga hea. Naiskodukaitse kodulehe link on ka kindlasti sellel postitusel, kus te selle saate tõenäoliselt leidsite, seega saate sealt kohe kiiresti minna. Aga ennem kui meie nüüd siin täiesti pillid kotti paneme, kordan ennast, ma pean saama teise lause, mul ei ole veel ühtegi tulnud pillide kotti panemisel, ei ole mul midagi paremat vastet tulnud veel, aga ühel päeval. Aga igal juhul küsimuse juurde. Nii. Et kas sul on mingi selline mõte või tsitaat, mis on sulle jäänud kuidagi, ütleme niimoodi, pikemaks ajaks meelde ja mida võib-olla oled meelde tuletanud, ütleme, et sellistel päevadel, kui ei ole kõige paremini läinud, kui on niuke hall esmaspäev, aga siis kuidagi see mõte või asi on see, et okei, saame läbi. Kui ma olin lasteaias, siis mu vend viis mind kogu aeg lasteaeda. Ta oli 8 aastat must vana. Ja siis meil on siuke nii-öelda fraas, et kui sul hommikul sa ei viitsi midagi, ei taha tööle minna, või ei taha üles tõusta, siis see käib siis nii. See on raudselt mingist multikast, ma arvan. See oli siis niimoodi. Kes hommikuti väljas käib, see asjata ei longi. Taram, 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 tara, selleks hommik ongi. Super, see mulle väga meeldib. Seda, jah, see on üks normaalne nagu siuke äratuskavata selles mõttes. Kui sul on ikka halb tuju, siis oma mõttes laula seda laulukest ja läheb paremaks. Usun, see ma arvan töötab väga hästi. Aga ma arvan, et siia lõppu mul ei ole midagi paremat rohkem lisada, ma arvan, et mul ei tule midagi paremat praegu pähe kui see. See oli super. Meie poolt veel kord suur aitäh, et leidsid selle tunnikese, et meiega siin natukene juttu ajada ja mine sa tea, võib-olla kunagi tulevikus jälle saates tagasi ja siis juba uued jutud, kuid veel kord aitäh. Aga palun.